Tere ilusat teisipäeva jalkasõber! Seebiooper Kylian Mbappé, PSG ning Real Madridi vahel on taas tõmbamas endale kogu maailma tähelepanu. Kuid lisaks sellele on meil veel nii mõnigi muu põnev teema teiega läbi käia. Seega teeme otsa asjaga ka kohe lahti. Eesti jalgpallikoondise väravaht Matvei Igonen liitus Bulgaaria kõrgliiga klubiga Pazartšiki Hebar. Hebar sai eelmisel hooajal Bulgaaria kõrgliigas 16 meeskonna seas 12. koha ning alustab seal uut hooaega juba sel pühapäeval, kui võõrustab Sofia CSKA'd, kirjutab soccernet.ee. Eesti jalgpallikoondis kohtub 9. septembril A. Le Coq Arenal EM-valikmängus Rootsiga. Tallinnasse reisib ligi 1300 vastase poolehoidjat. Läbi aegade on Eesti ja Rootsi vastamisi olnud 18 korral. Viimati mindi vastamisi 2021. aastal Stockholmis, kus võõrustajad olid paremad tulemusega 1-0. FIFA edetabelis paikneb Rootsi kõrgel 23. kohal. Praeguseks on kohtumisele müüdud juba üle 4000 pileti. Kas ka sina oled juba vastasseisuks pileti ära ostnud? Anna meile kommentaariumis teada. Eesti jalgpalli meistriliiga fännid kindlasti mäletavad Ernest Aguirre mullust imeväravat oma väljaku poolelt. Mõned päevad tagasi tegi kanalasest poolkaitse seda jälle. Või oli seekordne tabamus ehk isegi veel kaugemalt. FCI Levadia tähtmängija tegi üleüldise superesituse, lüües 3 väravat ning aidates koduklubi 3-0 võiduni Nõmme Kalju üle. Prantsusmaa jalgpalliliit PSG andis teada, et nad sõlmisid lepingu Lucas Hernandesiga. 27-aastane prantslane sõlmis PSG-ga 5-aastase lepingu, millega kaasnes selge palgatõus. Seejuures oli Hernandesi palk Müncheni Bayernis mängides 215 000 eurot nädalas. Lisaks sellele tuli PSG-l maksta kaitsemängija eest Saksamaa Hiiule 50 miljonit eurot üleminekutasu. Torino Juventuse jalgpalliklubi platseerus lõppenud hooajal Itaalia kõrgliigas küll 7., kuid sellest hoolimata neid sügisel eurosarjas, täpsemalt siis konverentsiliigas, näha ei pruugi. Itaalia vutihiidu raputasid hooaja jooksul mitmed finantsskandaalid, mille tulemusena trahviti neid, võeti ära punkte ning kõigele lisaks tuli klubil välja vahetada ka kogu juhtkond. Finantsreeglite rikkumisest ja maksupettusest tulenevalt on klubil karistussoolas ka Euroopa Jalgpalliliidult, kuid sellest loodavadki tiimi uued ninamehed nüüd välja nihverdada. Väljaanne Corriere dello Sport kirjutab, et Juventuse esindajad loodavad, et kui nad loobuksid omapoolse žestina järgmise aasta eurokohast, siis säästab UEFA neid ka järjekordsest karistuseks. Olgu selleks siis rahatrahv või Juventuse suurim hirm, üleminekukeeld. Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käidi koduklubi Bukaresti Rapid vahetab peatreenerit. Ametist lahkus Adrian Mutu. Tema koha võtab sisse 2007. aastal klubile viimase karika toonud Cristiano Bergodi. Möödunud hooajal tüüris Mutu Rapidi Rumeenia kõrgliiga 5. reale. PSG jalgpalliklubi endine spordidirektor Leonardo jagas Prantsusmaa superstaari kohta karmi kriitikat. PSG tähtmängija Kylian Mbappé on viimasel paaril aastal olnud suurim ülemineku teema. Prantsuse tähtmängija on juba mitu suve vihjanud oma unistusele siirduda Madridi Reali. Mbappé on öelnud, et ta ei kavatse PSG-ga uut lepingut sõlmida, mis on ülemineku juttudele hoogu andnud. Prantslase üleminek Madridi tundub vältimatu. Pikale veninud üleminekusaaga on viinud PSG toetajad raevu äärele. PSG endine spordidirektor Leonardo jagas sotsiaalmeedias terava kommentaari meeskonna superstaari kohta. Tema sõnul ei defineeri üks mängija tervet meeskonda. Mbappel on aeg minna. PSG eksisteeris enne teda ja eksisteerib ka pärast teda, rääkis mees. Leonardo on kindlal veendumusel, et meeskond võib võita meistrite liiga ka ilma prantslaseta. Ta on Pariisis viibinud 6 aastat, mille jooksul on 5 erinevat meeskonda võitnud meistrite liiga ja kellelgi neist pole Mbappet. See tähendab, et ilma temata on tiitli võitmine täiesti võimalik, lisas Leonardo. USA ja Kanada rahvusmeeskonna mängijate kähmlus leidis aset pärast Põhja- ja Kesk-Ameerika Konföderatsiooni kuldkarika veerandfinaalmängu, kus USA penaltitega mängu võitis. Hispaania väljaanne Marca kirjutas, et USA koondise mängijad mõnitasid pärast mängu riietusruumide ees oma rivaale, mille järel olukord eskaleerus.
2 meeskonna kähmlusele pidid vahele tulema turvamehed ja rahvusmeeskondade treenerid. Eesti rannajalgpallikoondis pidas pühapäeval oma viimase MM-valikturniiri kohtumise, kus pidi penaltiseerias tunnistama Türgi 4-3 paremust. Koondis saavutas 5 valikmängu järel 10. koha. Bakuus toimuval MM-valikturniiril lõpetas Eesti oma alagrupis 3. kohal, kui kirja saadi 7-4 võit Aserbaidžaani üle ja kaotused Itaalialt ja Moldovalt. Play-off mängus Poolaga alistati vastane lisaajal tulemusega 5-4. Kaotus Türgi vastu andis Eesti koondisele MM-valikturniiril kokkuvõttes 10. koha. Esimese Eesti jalgpalliklubina alustab sel suvel eurohooaega FC Flora, kes läheb meistrite liiga esimeses eelringi avakohtumises teisipäeval vastamisi Poola meistri Czestochowa Rakowiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.50. Teise ringi edasipääseja selgub 2 mängu kokkuvõttes. Paari kaotaja jätkab mänge UEFA konverentsiliiga 3. eelringis. Korduskohtumine mängitakse teisipäeval, 18. juulil kell 20 A. Le Coq Arenal. Kas usud, et Floral õnnestub esimeses kohtumises Poola meister alistada või mitte? Jaga oma arvamust meiega kommentaariumis. Meediaväljaanne RMC Sport teatas, et isegi kui PSG kavatseb Kylian Mbappé pingile panna, siis jääks ta ikkagi 1 hooajaks veel klubisse. Mängija ja klubi vahelised suhted on hetkel nii kehvad, et üksteise suunas saadetakse pidevalt ninakaid sõnumeid. Väidetavalt on Mbappé olukorraga leppinud, sest soovib liituda pärast järgmist hooaega Real Madridiga vabaagendina ning kätte saada ka oma 90 miljoni euro suuruse lojaalsusboonuse PSG-lt. Mida arvad sina, kallis vaataja? Kas Mbappé peaks lahkuma kohe Real Madridi või venitama oma lepingu PSG-ga lõpuni? Kirjuta meile oma arvamus kommentaariumisse. Vot selline meie tänane osa saigi ning ärge siis unustage ennast täna kell 21.00 teleka ette sättida, et kaasa elada Flora meistrite liiga kvalifikatsioonimängule. Kohtume juba peatselt taas.